Mis sa ise arvad? Kuidas esiteks see tulemus sind rahuldab? Kas sa umbes midagi sellist üldse kujutasidki ette? No, ma olen väga rahul just sellega, et on täiesti teistsugune. Ma tulen siia sisse, ma oleks nagu täiesti teises korteris ja just minul on isiklikult sellist muutust elus aega, et vaja, et on inimesed, kellele meeldib elada, ma ei tea, 20 aastat sama tapeedi, samade värvide keskel. Aga mina ikkagi vahetan iga 4-5 aasta tagant enda ümber. Ma olen see vana hea mööbli ümbertest, kes käib kogu aeg mingi mööblitükk kaenlas ja samamoodi värvidega mulle tegelikult meeldib mängida. Aga kui nüüd vaadata veel natukene tagasi mõelda selle tööde teostamise peale, kui hull see on? Kas sa julgeksid nagu soovitada teistel, et nad võtaksid selle asja ette, ma ei tea, ise üksinda või sõpradega? Kui hull läbielamine, katsumine või vastupidi hoopis selline positiivne või hoopis rõõmus tegevus see oli? No ei olnud midagi hullu katsumust. Et see peab ikkagi olema selline lõbus tegevus, mitte niimoodi, et oi, nüüd ma pean hakkama värvima ja ma üldse ei jaksa. Et ikkagi tuleb ise leida see viis, kuidas see oleks mõnus. Sest tegelikult see on väga mõnus. See nokitsemise aspekt on ju väga mõnus. Sa keskendud ja sa teed ja su aju täiesti nagu on rahulikult selle tegevuse sees. Nii et mina ei tea, ma ei leia siin midagi hullu. Ja, eriti veel, kui sul on õiged töövahendid, õiged tooted, kui sa tead ka veel, mida teha, siis on veel eriti hea. Nii et siin mina jällegi ütleksin, et me teeme ise spetsiaalselt koolitusi selliseid, kus me räägimegi, kuidas saada võimalikult lihtsalt ja mugavalt teha need värvimistööd, nii et minu poolt näiteks võivad kõik inimesed tulla ka meile koolitustele. Ja siis minu meelest elu on lühike, kui te tahate midagi muuta, tehke seda kohe.